6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, 6. käik, rallipodcast on see, mida olete sattunud kuulama. Ja Keenia ralli on otsustanud siis, et jaanipühad ei maksa mitte midagi või ei tea nad nendest mitte midagi, sest on siis õnnistatud meid jaanipühade ajal sellega, et peame olema siin stuudios ja teid loomulikult sellega, et saate vaadata kogu seda rallit telerist, otseblogidest, Twitterist, Facebookist, kes kust vaatab. Gunnar Leheste ja Roland Poom siin Delfi Tasku stuudios laua taga. Aga meil on üllatuskülaline ka, meil peaks olema fotograaf Timo Anis teisel pool interneti avarusi. Proovime, kas me saame Timoga ühendust. Timo, oled sa liinil kuuldel? Ja mina kuulen teid ilusti, ma lulen, et pidi ka. Jaa, super. Räägi, Timo, kus sa oled ja mis on ilm ja milline mulje sul üldse senisest selle aasta ralli Keenia korraldusest on jäänud? Nii, et siis avab siis veidi eemal ja siis esimene klassik publiku jaoks, et aga selline huvitav, et palju lahtist kruusa ja siis saan aru, et ka peaks olema kuskil enne finišit päris korralik veetakistus, et ühesõnaga peaks olema mida vaadata ja selline põnevamat laadi lisakatse siis väikene. Muidu üldiselt on siiamaani kõik sujunud hästi, nagu ikka, et Keenia on selline teistsugune riik Aafrikas, eks ole, et siin tuleb panna teistsugune standard ja teistsugune lähenemine kogu sellele ettevõtmisele, aga inimesed on väga sõbralikud ja korraldajad teevad omalt poolt kõik, et ralli sujuks, nii et ma arvan, et kindlasti üks selle hooaja kõrghetki, nagu ta on varasemalt olnud ka 2022 ja 2021. No Eesti ajakirjanikud väga ei julge sinna kaugele Keeniasse minna, et olevat ebaturvaline ja ei tea, mis seal üldse kõik ees ootab, aga on siis ebaturvaline või kuidas sina seda näed? Ma arvan, et probleem leiab alati, kui need otsida, et kindlasti ei tasu siin minna otsima seda elamust kuskilt pimedast Nairobist või Naivashast, kus on siis ralli nii-öelda keskus, et küll need nagu leiab, aga üldiselt ma arvan, et kuna sõjaväe osalus ja politsei ja kõik muud jõud on niivõrd suure, kõik, mis on ümbritsetud siin ralliruuti ääres, siis ma arvan, et sellest valguses küll eriti nagu midagi muretsema ei pea, et siiamaani nende aastate jooksul, mis mina olen siin käinud, on tulnud küll ennast turvaliselt ja isegi nendel kordadel, kui ma olen üksinda jalutanud seal Naivasha vahel, siis ei ole õnneks midagi nagu juhtunud, et ma ütleks, et tegelikult on kõik nagu hästi. Oled sa need katsed kõik läbi sõitnud, milliseid katseid ja milliseid päevi me peaks pikisilmi ootama? Ja need, mis oli vaja, nendega ma tutvusin, kuna ma jõudsin kohale esmaspäeva hommikul, siis peakski tutvumiseks, et ma arvan, et siin tuleb vaadata esiteks seda, mida ilm teeb, palju vihma sajab ja teiseks ma arvan, et teise läbimine katsetel, see saab olema määrav, et siin Gedong ja Sleeping Warrior ja Susana ja ka tegelikult pühapäeva hommikul see esimene katse, kus on palju kive ja mis on kivides kokku lapitud teejupp ja siis tegelikult see teine, et ma arvan, et need saavad olema päris juksed määravad ja otsustava tähendusega, et kindlasti midagi lihtsalt ei tule, kui see vihm ka veel maha tuleb, et siis siin challenge on nagu iga katse, et midagi siin üldse ennustada või tuletada kohvipaksu pealt on nagu täiesti mõttetu tegevus hetkel. No Keenia on teada tuntud oma loomariigi poolest ka. Kui palju neid ikkagi raja ääres on ja kui suur oht sinu arvates on, et neid ka rajale võiks sattuda? No, kuna ikkagi katsed on suletud aladel, mis on loodusreservaat, kus on loomade keskkond ja nende elupaigad, ja meie inimestel siis nagu ralliautoriga neid nagu segama, et nad on seal igal pool ja tõenäosus, et midagi kuskil võib kokku sattuda, on paraku täiesti olemas, aga kuna autod teevad palju müra ja on nagu tõenäosus, et nad siis hoiavad nagu eemale sellest eest ja autodest, aga kunagi ei saa midagi välistada, sellepärast et kohad nagu täiesti põõsaste vahel, mis on nagu
tihe padrik ja sul kuskil loom tunneb ennast siis jah, ta võib nagu sattuda sinna ralliraja äärde ka nii. No viimase küsimus, ma tean, et sa oled lähedates suhetes ka Toyota tiimiga. Toyota võttis eelmisel aastal 4 võidu, kas on nad väga enesekindla olekuga ka sellel rallil? Ma arvan, et liigne enesekindlust ei ole kunagi, aga ma ei näe mingit võimalust, miks nad võiks poodiumidele võtta kõiki neid astmeid, aga samamoodi me peame aru saama, et kõik teised tiimid, Hyundai ja M-Sport väga poodiumil seda korda nagu need astmed endale, et ma arvan, et see competition võistlus saab olema väga tihe ja midagi lihtsalt siin kellegi annata ja kindlasti ei tohi nagu unustada kõik neid aspekte, kui enne ütlesin, et siin ühe katsega võib see esikohnik või esikuuik pea peale pöörata väga lihtsasti. Olgu, Timo, me sind rohkem kinni ei hoia, pane hästi ja tee meile ilusaid pilte, me hakkame sinu pilte ka siin meie taustakarussellist täna vaatama. Aitäh teile, olge tubli. Aitäh sulle, jõudu! No nii, päris äge, et ühendus saime, on ju? Väga lahe, ma olin isegi üllatunud, et see kvaliteet nagu nii hea oli, et mees on ju kaugel maal. Keeniaga võtsime ühendust, kuultage ette. Mees on väga kaugel maal. Me ei saa siin tihtipeale isegi lähematel Euroopa riikidega ühendust ju. Jah, isegi Eestis on meil tihti probleemid. Absoluutselt. Rally Estonial raja ääres palju rahvast ei tööta need mastid all. Ja tegelikult ma tahtsin veel küsida Timo käest, aga tal on kiire, ma sain aru, et ta ju pildistab nii-öelda professionaalseid sõitjaid, rallisõitjaid, aga väga paljud võib-olla ei tea, et tegelikult tema on nii-öelda professionaalne fotograaf, kes elatub sellest ja sõidabki rallidel kaasa. Kui ma ei eksi, siis ta käib kõik 13 etappi kaasas ja pildistab neid. Et ta on ka vahepeal nii-öelda, ma ütleks sellise vaheaasta võib-olla teinud, kus tal oli võib-olla keeruline või motivatsioonilangus, aga ta on tagasi ja tegelikult olekski võib-olla huvitav, et mis sinna ikka tagasi alati kutsub, et me kõik võib-olla kujutame ette, milline see ralli pealt vaatamine on, aga see fotograafi elu seal tegelikult on ju täiesti teine ja kui palju ta seda rallit näeb, ta näebki rallit läbi kaamera ainult, on ju. Et tegelikult see on põnev maailm, et selliseid tegelisi on, kes täiesti nagu professionaalsed fotograafid ja sõidavadki kõik etapid kaasa. Keenia, see on ulme. See on ulme. Enne kui me lähme juttudega edasi, teeme kohustusliku programmi ära. 6 kaik@delfi.ee. Ma arvan, et see meiliaadress võiks olla juba pealuu sees. Ootame küsimusi terve nädala. Küsimusi enamasti Keenia ralli kohta, toimuva kohta, aga miks mitte ka muidu nähtuste ja faktide kohta rallimaailmas. Roland on meil siin, ütlesin täna ekspert või? Ekspert. Roland on meil ekspert. Ma olen ekspert. On natukene sõitnud autoga, peaks teadma, mis autol kus asub. Jaa, ma arvan, et enamused küsimused saame vastata, et kui mingi väga selline spetsiifiline küsimus on võib-olla, millele ei oska... No meil on ka sõbrad, kes aitavad, sõbra abi. Kui me kohe ei oska vastata, siis me leiame selle vastuse ja hiljem lahendame selle teeme ära. Ja küsimuste, me ei saa öelda, et me loosime välja auhindu, me anname... Me hindame ise, mis meile nii-öelda kõige rohkem sümpatiseerib ja mis tundub võib-olla, et võib-olla ka meie kuulajatele kõige rohkem sellist infot juurde annab. Ja seekordsed auhinnad on siis välja pannud e-Confit. Te näete neid auhindu meil siin natukene ka laua peal. Ja igale nii-öelda võitjale, kelle me välja valime, üks kast tooteid. Jällegist on juhtunud olukord, kus ise tahaks seda saada. Juba tahaks ise. Aga sa võid võtta siit. Võib või? Väga lahe, ma kohe maitsin. Need ei lähe kastidesse tagasi. Ja siis on veel Funky Apple. Sellise asjaga on ka. Funky Apple Bites We Love tooted on meil ka laual ja auhinnaks samuti jagame. Ühesõnaga pühapäeval saab meil siin lõbus kingituste jagamine jälle olema. Ma juba tunnen, et kana ei pea täna seema, et proteiini tuleb kehasse. Proteiinbaar šokolaad on väga maitsev. Aga nende baitsidega on siuke trikk ka veel, et funkyapple.eu e-poes, kui sooduskood Safari sisse panete, 15%. Vägev. Alla poole. See on hea. Räägi, Roland, sa tuled Liepaja rallilt. Mina tulen Lätimaalt ja täitsa peaaegu Leedu piiri järjest ju. Jah, kaugel tulek oli. ERC etapp, kuidas meil kokkuvõttes läks? Kuule tegelikult eestlaste koha pealt ma ütleks, et väga hästi läks. Et ma ütleks, et see avamistseremoonial ERC etapil valitakse kvalifikatsiooni katse järgi stardipositsioonid ja kõige rohkem sellist kõneainet võib-olla pakkus Georg Linnamäe, kellel ei läinud kvalifikatsioon kõige paremini ja ta sai valida
tagantpoolt kolmandana siis stardipositsiooni, et hästi lahtine kruus on ju, kõik tahavad tagant startida ja seal oli veel 3 vaba kohta, esimene, teine, 3. stardipositsioon ja siis tuli Georg Linnamäe korda, tema valis, et ta läheb esimesena startima sinna rallile. Et kõik olid šokeeritud, et miks sa ei soovi minna 3. kui see valik on olemas ja seal pool naljaga viskas, et miks mitte võtta pole position, et uhke on ju esimesena startida. Ja tegelikult kusjuures, kuna oli nii kuiv esimene päev, siis tegelikult ta võttis suure edu sealt. Teised pidid tolmukotis sõitma, tema sai ilma tolmuta esimene startida. Aga kokkuvõttes ütleme, Robert Virves tegi väga head sõitu, oli poodiumi konkurentsis, viimasel katsel kukkus sealt ära tehniliste probleemide tõttu, aga üldiselt väga lahe ja ka Rally 4 siis ehk ERC Junior arvestuses oli meil 4 sõitjat vist ja väga hästi panid, et tegelikult Jasper Vaher juhtis rallit väga kindlalt 35 sekundiga, aga diskvalifitseeriti, kuna väga huvitav põhjus, kas sa kuulsid või ei kuulnud või? Kergem oli vist 30 kilo või? Ja kusjuures mitte auto ei olnud kergem, vaid auto koos sõitjatega oli liiga kerge. Ehk siis sõitja ja kaardluga olid liiga kerged. Sõitjad välja võtta, siis auto oleks kvalifitseerinud? Auto klappis, aga seal on ette nähtud selline baas kaal, et kõik peavad kaaluma vähemalt, kui ma õigesti praegu mäletan, peas 130 kilo. Aga millega siis kompenseerid? Sa ei võta ju telliskivi autosse kaasa? Põhimõtteliselt võtad, et seal päris telliskivi ei ole, aga ikkagi paned sellised metallplaadid põhja alla või istme alla kinnitad. Jala ümber? Ütleme jala taha. Aga tuligi panna autosse raskust juurde ja sai järgmine päev siis küll mitte enam Euroopa meistrivõistluste arvestuses jätkata, aga Läti meistrivõistluste arvestuses sai jätkata. Absurd. Täiesti absurd selles mõttes, et mina olen pidanud oma karjääri jooksul tegelema sellega, et kaalust alla võtta, siis nemad pidid hakkama tegelema sellega, et kaalust juurde võtta. Aga väga tublid 35 sekundiga juhtisid enne, kui see intsident juhtus. Okei, aga ja sina tegid see mida? Olin abis noortel poistel natuke ja vaatasime, et kõik sujuks. Sujus, väga hästi. Vihma tuli korralikult või korraks? Jaa, teine päev tuli ikka korralikult vihma vahepeal, nii et uisutasid seal vahepeal. Siiapoole ei saanud midagi saata või? Õues oled nüüd. Jaa, aga tol hetkel, kui me kõik appi andke midagi. Jaa, kusjuures kõik need 3 päeva, kui ma olin Lätis, siis kogu aeg tegelikult sadas kuskil. Et Eestis ma sain aru, et lihtsalt oli lämbe ja päike ja sai päevitada, et täitsa erinev ilm. Okei, Keeniasse. Tuleme Keeniasse ja meil on siis 355 kilomeetrit katseid ees ja kohe pärast meie saadet ilusti oodatakse ära. 14.05 saab avalöögi siis Super Special Kasarani. Ma ei teagi, milline see täpsemalt välja hakkab nägema, aga eks me hakkame nägema selles mõttes, et ma arvan, et seal ei panda paika ralli lõppjärjestust. aga nagu Timo ütles, siis esimestel suurematel katsetel võib hakata juba selles mõttes juhtuma ja Kindlasti. No tegelikult nagu ka Timo ütles, siis see on võib-olla kõige oodatum ralli hooaja jooksul, et ütleme nii, et Rally Estonia. Rally Estonia, sorry. Tegelikult eelmine aasta see Keenia ralli võlus mind täiesti ära oma loodusega juhtumised, need teed, kus vahepeal teed ei ole, et tegelikult ka Shakedowni vaadates kohati, kuhu te sõidate, et nagu ma ei saa aru, nagu saate ikka aru, kus see tee läheb, et tegelikult kohati ei olnudki aru ja oli üks suur muruplats või mingid kõrked seal maas olid ja kus sõideti, et tundub täiesti sürr koht, kus rallit sõita. Kuulasin eile Dirtfishi podcasti Spin. Seal oli need kõrkjad ja rohi oli suureks teemaks, sest tundub meestele, et see aasta on rohi veel kõrgem. Ja kui see hakkab sul blokeerima neid õhuvõtuavasid, võib juhtuda paandus. Võib juhtuda see, et auto kuumeneb üle. Ja tegelikult huvitav, et nii-öelda ralli 1 autode puhul ei ole kasutatud seda nii-öelda... Jutt oli siis mitte ainult see, mis roos, mis on tee kõrval, vaid tee sees kasvab ka ju. Ja, et seal on ju, ütleme selline, võtame Eesti puhul võime tavaline metsasiht, on ju, et 2 joont läheb, keskel kasvab seal esiklaasini muru. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et huvitav, et ralli 1 autode puhul ei ole võetud kasutusele seda Safari ralli nii-öelda paketti, mida me kunagi oleme näinud, et ees on selline mingi nii-öelda lisapõrkaraud võib-olla pandud ja õhuvõtu avatoru viidud katusele, et ralli 2 autodel ma nägin seda, Oliver Solbergil samamoodi. Oli pandud õhuvõtt, oli katusele pandud ja ette oli ka pandud Shakedownil vist või testis, ma nägin, oli selline põrkraud ette pandud, kui sinna peaks midagi ette sattuma, et siis ei lõhu tähtsaid osasi auto ees. Et seda ei ole ralli 1 autodel tehtud.
et see on huvitav. Ise nagu arvaks, et kas või täpselt selle sama muru pärast on ju, et miski jääb sinna ette, et see õhuvahe jääks vahele, et auto ikkagi saaks hapnikku kätte, et igal juhul täiesti sürralli on see ja ma juba väga-väga ootan homseid päeva, et saaks selle ralliga minema hakata. Aga vaatame otsa üldseisule, kui saab minu ekraani, suurel ekraanile ka kuvada, siis meil on tulemas ju, on juba 7. etapp. Arutan õigesti, arutan. 7. etapp ja Kalle Roompere juhib meil siis 118 minus 93, ütlen nüüd. Sul oli matemaatika eksam seal 9. klassis oli. Minu matemaatika eksam 9. klassis oli hästi paha, et ma pidin teist korda tegema seda. Ongi nii. Aga siis ei ole see nüüd, et ohoo, mis see aasta nüüd teistmoodi. Roland põrus ka? Põrusin esimene kord, teine kord tegin ära, aga ei ole hullu, gümnaasiumis oli oluliselt parem. Võtsid õppust? Võtsin õppust. Okei, palju said siis? 20, mis ma sain nüüd, ma ei mäletan, 25 või, mis ma ütlesin? 25 punkti ja meil on sõita, poole peal oleme. 7 veel. No tegelikult on ju olematu. Et kui me võtame eelmise hooaja Kalle Roompere, siis ma ei mäleta peast, aga see oli 50 punkti kindlasti. Võib-olla isegi 60. Ja järk-järgult hakkas see langema ja lõpuks Ott Tänak juba viimastel rallidel me mõtlesime, et kas võib tiitli peale sõitma hakata või mitte. Et see 25 punkti tänane Villi ees, pole mitte midagi. Pluss 8 siis on Ott, on ju. 33. Et tegelikult see on Kalle Roompere 1-0 ring. Kalle Roompere pole olnud see hooaeg ühtegi nulli. Ja ma öeldakse, et aastas 1-0 ikkagi tuleb. Ma tahtsin öelda, ma julgeksin võtta kerget mürki, et 1-0 tuleb hooajal. Aga miks sa peaksid mürki võtma? Ma ei tea, ütleme, see mürk võta. Sa ei võtaks? Ma maitseks küll ära hea meelega selle joogi. Teades, et see on mürk? See muidugi ei ole mürk. Ei, miks ma ütlen seda, sest Kalle Roompere on väga stabiilne sõit tegelikult. Aga ei ole ka ükski Sebastian olnud nii stabiilne, et oleks minu meelest sõitnud iga hooajal kõik puhtalt ära. Et Ožeeri puhul ka alati, kui tiitel võeti, see oli teada, et 1-0, aga rohkem ei luba sinna endale. No ma ütleks, et nagu Jaan ütleb, et tõenäoliselt on 50-50, juhtub või ei juhtu. Jaa, aga selles mõttes kiirus on olemas ja minu meelest eriti viimased rallid. Me näeme, et Portugal 1, Sardiinia 3 on ju. Et ta sai oma nii-öelda tempo tagasi, nagu hooaja alguses ta ütles, et ta on nagu, ei ole kõige paremas vormis. Täna ta on kiiruse pealt tagasi seal, kus ta olla tahab, aga paratamatult, kui sa sõidad seal 100% ligi, siis hakkab ka juhtuma rohkem, kui ta seal hooaja alguse vaatame 4. kohtadele sõitis. Väga palju räägitakse Kallest ja Otist, eriti nüüd selles kontekstis, kui vaadata nüüd grupiti koos Keeniat, Eestit ja Soomet, mis on nüüd järjest 3 mükki tulevad. Ott ja Kalle on kindlasti Eestis ja Soomes kiired ja mõlemad teavad, et kui nüüd Keenias ka normaalse tulemuse alla saab, siis hooaja otsustavad hetked on ilmselt Eesti ja Soome. Kindlasti, jaa, täiesti nõus. Ja ma arvan, et siin kohal tuleb ka võib-olla mängu jälle see kogemus, et hoida pead külmana. Me teame ka, et Kalle Roompere on Soome rallil eksimuse teinud, katkestanud ralli. Et hästi selline, see teine pool hooajast tuleb hästi targalt sõita selles mõttes, et ei tohi seda autot sinna teerdi jätta mingi rumaluse pärast, oma sõiduvea pärast. Ja Kalle ja Oti võitlus kindlasti saab olema, ma arvan, see, mida me saame jälgida, sest Thierry Neuville ei ole mitte kunagi teine pool hooajast olnud tugev tegelikult. Sealt ka see kogu aeg teine positsioon on nüüd, mis ta võtab seal, tuleb, et Soome ja Eesti, mis tulevad Neuville, ma arvan, et ega me ei pea isegi sinna top 3 hakkama arvestama, et ta ei ole top 3 sõita nendel rallidel, aga Kalle Roompere, Ott Tänak kindlasti hakkavad seal võidu peale minema. Ma ütlen selle, et Neuville on natukene muutunud mees. Ma näen ta silmis, tal on see motivatsioon ja tahe see aasta selle tiitlit ikkagi tõsiselt jahtida. Ja võib-olla selles mõttes, et nagu see aasta tal on väga nagu reaalselt võimalused, et ta näeb, et Ott ei ole M-spordis parim, on ju. Kalle Roompere hooaja algus ei olnud parim, ta on lähedal. Et kui ta see aasta seda ära ei võta, et millal ta siis võtab, et selles mõttes ta kindlasti ta peab sihtima seda, aga tema kahjuks mängijadki tulevased Eesti ja Soome. Enne kui me hakkame rääkima, mis Keenias kõik juhtuda võib ja mis juhtunud on, vaatame otsa ka Shakedownile, kasutades head portaali evrcresults.com, nagu ikka, kõik üle maailma kasutavad seda. Kalle Roompere tegi meile põhjad ja Ott Tänak teine, Ogier 3.
Neville 4, Evans 5, Katsuta, Katsuta Shakedownist pole mõtet rääkida, seal oli väike rullumine, aga mingi aeg ikkagi kirjas. Aga kas Shakedown ütleb meile midagi? Selle ralli puhul ma ei oskagi öelda, et kas ta ütleb midagi, ma arvan, et liiga palju ütle, sest tegelikult selle ralli saavad määravaks ikkagi need teise ringi katsed. Et need autod tuleb lihtsalt lõpuni tuua. Et siin tegelikult ka Neville'i, ka Törtsvist tegi rekka ajal intervjuusid nendega ja Neville ütles ka seal, ta ei olnud üldse optimistlik, ta ei olnud ka pessimistlik, ta oli väga neutraalne. Ta ütles, et ainus eesmärk on see auto lõpuni tuua põhimõtteliselt, et kui see auto lõpuni ära tuua, siis võib veendunud olla, et ka tulemus on hea. Et nii sellel rallil on, et teise ringi katsed saavad olema küsimused. Teise ringi katsed saavad olema küsimused, ja Timo seda mainis. Aga tulles nüüd jutu juurde, et tegelikult on tegemist ju loteriiga. Absoluutselt nõus, ja. Lotopilet võitis Toyota eelmine aasta nii hästi, et 1.3.4, Roompere võitis 52,8 sekundiga, Evansi ees 52,8 sekundit, see on peaaegu minut, Takamoto Katsuta 3. 1.42,7 ja Ogier, kes on ka täna stardis 4. ja esimesena poodiumilt maha. Aga miks Toyota? Hästi hea küsimus. Võib-olla on Toyota suutnud... Me jõuame ka sinna, mis Hyundai sel aastal juhtus, on ju? Jah, et võib-olla Toyota eelmine aasta oli kindlasti ka vastupidavam. Ma arvan, et me võime nagu selle välja tuua. Et Hyundai ei olnud kindlasti parim auto eelmine aasta. Täna ma arvan, et ma ütleks, et nad on nüüd päris võrdsed. Neville oli vedrustusega. Just. Oti oli klaasipuhur. Ma kuulasin meie eelmise aasta laupäevast saadet järgi. Ma ei tea, kas sa oled tegelikult sellise ajaloo kaemusega? Selle ralli ei ole, aga mingitel varasematel ralli ikka olen see oli kõva. Ta oli ju poodiumi konkurentsis sees. Ja siis tuli see mingi katse, kus sadas meeletult. Ja klaasipuhur ei läinud tööle või oli sisse panemata jäänud või niisugune väike asi. Need on need tobedad mõne euro probleemid. Ja sealt siis, mis ta nüüd lõpuks 30 sekundit kaotas vist või midagi sellist. Jah, ega kui me selle kokku võtame... Aga see ei olnud tema ralli lõppemise põhjus. Pühapäevasel päeval ta katkestas ühel teisel põhjusel. Milleks oli? Ma ei saa öelda, meil on see äkki mängus sees. Okei, vägev. Jäi veel mainimata, Kahuti mäng juba varsti. Katsume juttudega ühel poole saada. Meid tahetakse siit muide välja. Peale meid tuleb üks huvitav saade. Ma Kahuti ajal natuke räägin ka, mis selle saatega seoses on juba täna juhtunud. Aga kus me nüüd jäime? Me jäime sinna, et mis võib juhtuda? Jah, et mis võib juhtuda. Et tegelikult meil oli jutt pooleli selles, et Toyota versus Hyundai. Et lihtsalt eelmine aasta Hyundai oli väga palju mingi tobedaid probleeme. Nagu sa ütlesid, mingi klaasi puhur oli seal probleemiks. Toyota oli eelmine aasta tugev, ma arvan, et see täna ei ole seda probleemi enam, et nad on päris võrdsed. Ja ma just, et me näeme Toyota sellist ülemvõimu, et ma arvan, et seal jääb ka teistele ruumi ja ma arvan, et jääb ka tegelikult Fordile ruumi. Et Ott Tänak, ma arvan, võtab siin, vähemalt oleks mõistlik võtta see strateegia, tuua see auto lõpuni. Me isegi ei pea jälgima kui ei tule ühtegi katsevõitu, vahet ei ole. Törtfitši mehed rääkisid, et vabalt võib võtta isegi Rally 2 auto siin üldvõidu. See on võimalik loomulikult, et need olud on lihtsalt nii ettearvamatud, mis tulema saab. Aga mis ma tahan öelda see, et siin rallil ei pea katsevõitude pärast sõitma hakkama. Siin ei pea näitama, et sa oled kõige kiirem. See on nagu umbes junior VRC, et mitte kunagi põhimõtteliselt ei võida kõige kiirem mees, sest need panevad ära kuhugi. Tuleb tuua auto lõpuni. Aga on siis mõtet katseaega üldse vaadata? Eks ikka natuke on, et mingi mängu lõbu võiks ka sees olla. Aga mis kõik juhtunud on? Ma tegelikult soovitan inimestel LP-st lugeda Safari ralli ajaloost. Jaan on pannud kokku suurepärased lood siia, mis on läbi aegade juhtunud, kuidas Tommi Mägise autot on näppima tulnud publik raja äärest, kuidas maod on hakanud ründama keda see oli nüüd, mitte Carlos Sainzi, vaid ütle nüüd. Kellegi hakkasid maod igatahes ründama, niimoodi, et nad jäid kuskile vette nagu veetakistusse kinni ja siis krokodille ja asju, nii palju ei olnud, aga päris jõkke ei jäänud, aga maod hakkasid küll tulema nagu. Täitsa ebareaalne ikka. Ja mis seal veel on juhtunud? Marko Märtinil kaardilugeja jättis ju need rekenotid jättis maha. Märtin pani pimesi. Oli küll, jah. Siis kellelgi juhtus veel selline asi, et
no seal vaata, kopterid olid vanasti ju selleks, et hoiatada üldse, vanasti ei sõidetud suletud aladel. Kopterid pidid hoiatama, et kus loom on ja siis ma ei tea, kas ruupolist või raadiosaatidega vist ilmselt. Ilmselt raadiosaatidega. Et see on võimas palett asjadest, mis on kõik juhtunud ja mida võib veel juhtuda. Siin, need on täielikult kurioosumid, aga siin ei ole veel selliseid asju nagu klaasipuhur ja sellised asjad, mis meil igapäevaselt ja ju ka me võime siit, mis Kalle Roomperaga juhtus, et jäi katsele kinni 1 aasta. Ja see oli ju ka eelmine aasta. See oli vist ka eelmine aasta. Üks katse, kus lihtsalt jäi kinni. Põhi oli kinni, jah. Midagi teha oli, olid keset katset ja kõik. Ja mis veel ilma puudutab, siis see on ju hoopis omaette veel teema, et kui seal sajab, siis sajab nii, et see tee, mida te seal samas praegu pildil näete, seda Seda ei ole. Ta on, aga ta on kuskil vee all. Et see on nii, mis ma enne ütlesin, see on nii sürralli, et see lihtsalt peab olema kalendris ja ma täiesti nagu armusin ära sellesse rallisse eelmine aasta ja ma väga loodan, et see püsib kalendris ja ma tahan käia seal koha peal ka veel ära. Väga põnev ralli kindlasti. Mina võtan seda nii, et see on nagu, vaatan see õudusfilmides, kus leitakse mingi mahajäetud suur mõisahoone, koletisi täis. Sa lähed siin uksest sisse minnes, sa ei tea, mis siin tees oota. Hakkad vaikselt minema ja kes vastu sama teema praegu. Nii see on ja tegelikult ju Rekke videotest me nägime, ka Oti Instagramist vist jooks, et kahelekirjakut panevad ees, on ju. Sõidad kahelekirjakute taga, teed reket, üritad, Eestis me ei tea, võib-olla mingi lammas või mis Eestis kuskil on mingid lambad võib-olla tee peal või mingi lehm satub kuhugi lähedusse. Seal on kahelekirjakud, see oli mingi ninasarvikud jooksavad tee peal ees, kui sa reket teed. Me rääkisime ju, mis eelmine ralli meil oli. Ei olnud Sardiinia, vaid oli... Portugal. Kumb oli? Sardiinia. Sõitis lehmale otsa või? Jah, Romampere. Nii, siis pärast oli suur arutelu Soomes, et ei oleks pidanud ikka seisma jääma ja vaatama, kas lehmaga kõik korras. Aga kas nüüd siis hakkame kaelkirjakutega sama rääkima? Võt kaelkirjakule otsa sõita ei tahaks, see tundub kuidagi väga halb. Aga see konkreetselt see lehma lugu oli tegelikult, et Kallele hakkad selle ette heitma, et seisma ei jää ja mis asja. Looma õigused ei tetsa taga jälle. No täpselt, aga tegelikult natukene jäi inimestele jäi see taustade tegemata, et seal ikkagi on korraldaja vastutada see. Ja, et korraldaja peab tegelema selle loomaga. Ja sõita ei pea selle loomaga tegelema, et see on korraldaja vastutusalal. Nagu täpselt kõik, mis katsel juhtub, on kindlustatud, kui seal, ma ei tea, mõni hoone või aed pihta saab mida iganes, et see on korraldaja vastutusala. Ma küsisin seda sama asja. Vaata, meil oli vahepeal Rotermannis suur pressikonverents. Ei näinud sind seal? Kahjuks ei näinud, ma olen Rakveres. Ja jube keeruline. Ralli Estonia peaks minema tuurile nende pressikatega. Väga lahe. Siis äkki jõuaks Rakvere keskväljakule ka. Nagu Tivoli tuur oli vanasti. Siiamaani on. Oleme sulle? Aga siis ma küsisin Urmo Aavalt, Rally Estonia direktorilt, et kui Eestis peaks juhtuma sama asi, siis mulle jäi nagu Urmo jutust mulje, et päris kokkulepitud ikka ei ole seda korda, et kas sõitja peaks jääma seisma või mitte? Ei, no selles mõttes ikkagi ma ei oska öelda, kuidas sa sellest jutust aru said, aga tegelikult ikka on see korraldaja vastutada. Et sõitja paneb edasi ja... Vaata, sõitja ei pruugi arugi tihti peale saada, et midagi juhtub. No, jah. Ega seda, kui sa vaatad seda Kalle pardakaamerat, ega sealt väga ei ole aru saada. Jah, ega tema ütles ka, et ju riivas vastu saba või kuhu ta läks, et ta nagu ei saanudki aru. Et tegelikult oli... 200 on sees põhimõtteliselt. Ja kui sa hakkad sinna seisma ja möllama, see läheb ohtlikumaks. Et kas sa jõuad seal, lähed seda, ma ei tea, lehma nüüd vaatama, mis tal viga on, võtad ühendust, juba järgmine auto tagant tuleb. Sa seisad seal, on ju. Et see on tegelikult, need on asjad, mis teevad ohtlikumaks ja sellepärast ongi kõik, mis katsel juhtub, sellega tegeleb korraldaja. Teeme siia reklaami vahele ja siis räägime natukene küsimustest ja meil on üks küsimuse saatja saatnud ka väga vahva tagasiside. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Me oleme hakanud vahepeal degusteerima siin, minul on see lillajook. Sattus ka lilla. Kas erinevad ikkagi võttes? Mõnus suvine jook võiks öelda või? Jaa. Et täitsa hea. Rally Estonial jooks küll ju. Muidugi. Meil on laud seal nii-öelda ilus lett, kus taga me istume. Me ei tea veel, milline meil laud saab seast olema. Midagi uut või? Ei tea. Et sinna peaks mingid joogid korraldama, et kui on hea ilm, siis natuke karastust. Jaa, ma lähen Tartusse juba homme.
ma lähen sinna niisama hobi pärast, aga ma olen Rally Estonia radadel ka käinud ja mul on üks video ka veel varuks, enne kui me hakkame Kahooti mängima. Aga küsimused. Meile on siis Ingmar saatnud sellise teksti. Ingmarile läks ju eelmine kord meil tööriistakast. Jaa, läks küll. Siis ütleb, et tahab tänada meid eelmise Rally podcasti auhinna eest ja lisas manusesse ka väikse pildi ja video selle auhinna nii-öelda kasutamisest. See ei ole küll kõige otstarbeka kasutus, aga see, ütleme, et nad revideerisid selles mõttes, mis seal kastis on. Sa vaatasid seda videot? Ütleme, pererahu huvides peab iga üks osa saama kohvrist. Siis eelmises saates, tema kirjutab, eelmises saates jäi õhku küsimus, et kas kaasade tervitamine oli alatooniga, kindlasti mitte. Kuid kui laps on õnnelik, on naine õnnelik. Kui naine on õnnelik, on ralli vaatamise pass eluks ajaks olemas. Ja tundub, et see tööriista kohver oli just see, mis sellest valemist puudu oli. Ehk siis, kui vannituba saab parandatud, kodus on kõik korras, tööd on tehtud, nii et ei pea pool aastat meelde tuletama, siis võib rallit vaadata. Jaa, muidugi. Väike laps, et kes ei tea, mis seal pildi peal oli, ilmselt keegi ei tea. Aga me saame seda videot ka vaadata. Vaatame, lahe, vaatame. Kui see video läheb käima, võib-olla läheb natuke hiljem, aga võtame siis, seda videot meil täna ei ole. Ühesõnaga, me räägime ära, seal lihtsalt tegelikult Ingmari väike laps siis sai ka natuke mängida rõõmu, jaa. Aga küsimusi Ingmaril ei olnud, Ingmar ütles, et tema saadab oma küsimused hiljem. Aga vaatame, kas teisi küsimusi ka veel oli. Väga tore on saada tagasisidet, ma pean ütlema, et võttis kohe hommikul, kas just silmamärjaks, aga natukene nagu ärdaks küll, kellelegi tegime head meelt. Võtame need küsimused homme, meil aeg pressib peale. Leidsin Heiki küsimuse, leidsin üles, eile saatis. Mõeldes käesolevale hooajale ja möödunud hooaegadele tekkis küsimus, millised sõitjate paarid on teie arvates läbi aegade kõige tugevamad, kõige enam teineteist toetanud, need võtame küll pühapäeval ette. Ja palju on räägitud Tänaku ja Ogier Fordis olnud aegadest ja kus need kaks meest täiendasid teineteist ja viisid terve meeskonna tippu, aga kes teie arvates veel sellised tugevad paarid läbi ajaloo on olnud? Tead, isegi palume siin kuulajate abi. Jaa, see on päris hea mõtlemine. Ei ole väga lihtne niimoodi paugult kohe vastata. Ma arvan, et kuulajad võiks meile samuti panna 6 kaik, et delfi.ee oma mõtteid, kes on läbi aegade sellised tugevamad ja teineteist toetanud paarid. Ma paneks ühe asja, ma ütleks ära. Aga kas nad, me nägime ikkagi natukene hõõrdumist ka ju, kui Otile öeldi, et kuule, tõmba veits kõrvale. Muidugi, eks tugevate paaride vahel hakkabki veits hõõrumist tekkima, mõlemad tahavad võita ja ma siinkohal tahtsingi just öelda, et paar Citroenis Sebastian Loeb ja Sebastian Ogier, et see läks tegelikult ju nagu koledaks seal isegi. Et kus Ogier oli võimeline võidu sõitma juba noor Ogier Loebiga ja kästi kogu aeg hoogu maha võtta katsetel, et lepingus oli kirjas, et Loeb peab võitma, kui võidu sõidate. Et seal läks nagu asi koledaks ja lõppeski sellega, et Ogier läks Citroenist ära. Võttis vahe aasta, tegi lepingu Volkswageniga ja tuli tagasi ja ülejäänud on ajalugu. Väga tugev paar oli, lihtsalt see võib-olla, kuidas seal meeskonnas asjad sees oli paigutatud ja olnud kõige mõistlikum. Aga ma arvan, et võtame selle küsimuse pühapäeval kokku oma mõtteid ja kes kuulajad, mõned on äkki kellelgi on häid ideid, siis andke märku meile. Jaa, aga enne kui me hakkame Kahooti mängima, me Kahooti ajal saame ka veel Keenia ralli jutte kõvasti rääkida, sest Kahoot ongi üsna Keenia ralli keskne, endale omasel moel viskasin sinna natuke triviat vahele, aga Keeniast kaugemale vist väga ei läinud. Ma pean meenutama, eks siis kohe saab paista. Aga enne kui me vaatame selle ära, on meil väike klipp sarjast, käisime jälle Rally Estonia radadel. Gunnar Rally Estonia katsetel või? Me ei vaata täna katsevideot. Me vaatame täna hoopis videot sellest, kuidas me käisime vaatamas, kuidas valmistub Rally Estoniaks Nõuni poe pererahvas. Nõuni poes käin alati, kui sinna saad. Käid, jah? Ma arvan, et pärast seda videot hakkavad seal kõik käima, sest need hõrgutised, mis meie seal saime maitsta, no anna olla, no. Väga lahe, vaatame. Vaatame selle video ära. Tulles Rally Estoniale teel Tartust Otepääle, ei saa ju mööda minna legendaarsest Nõuni poest, mis juba 4 aastat siin on toimetanud ja astume meiega sisse ja küsime, kuidas Nõuni pood valmistub Rally Estoniaks. Kuidas te valmistute Rally Estoniaks? Teete te suuremaid tellimusi
Varute kaupa? Ikka varume kaupa, rohkem inimesi tööle. Palju tuleb panna siis Rally Estoniaks inimesi tööle? No siis me oleme ikkagi, kui meid muidu on, kellel on puhkepäev, kellel on tööpäev, siis me oleme ikka kõik tööl. Mida rallirahvas armastab osta? Mida te peate varuma? Kõige rohkem ikka meie oma tooted, saiakesed esmajärjekorras, salatid ja siis kõik muud meie oma tooted. Saiakesed kõik valmivad teil koha peal? Koha peal. Kulinaaria on... Kõik teeme siin ise. Meil on suurepärased tublid trukud, nemad kui sealt taga nikardavad. Aga tihedad tööpäevad olete valmis nendeks rahvahordideks? Nüüd juba oleme. Esimesel aastal siis oli meil ikka üllatus, aga nüüd me juba oleme. Meie uus köök. Varem olime 15 ruudu peal, nüüd on 45 ruutu. Mis teie firma koogid? Ma näen siin koogid on reas. Mis sõrgutised need on? Siin on kohupiimakooki, õunakooki, kohupiimavaarikakooki, rabarberikooki. Ja see rull on meil hästi suur hitt. See on tütre käest saadud retsept. Meil on uued sidruniküpsised, mis väga hästi müüvad. Mis kook kõige kiiremini otsa saab? Ei saa otsa, me teeme juurde. Aga eks me see rull ikkagi ilmselt ja kohupiimakook on vist kõige suuremad hitid. Aga kust selline mõte, et kaupluses hakkaks ka süüa tegema? No tuleb leida mingisugune väljund, sest ainult piima ja viina müües ei tule toime. Me tuleb leida ja meil oli natuke kogemust ka varasemalt. Kohalik salami, ma saan aru. Ja Truuta külast, siiani müügil ainult Stockmannis, nüüd Nõunipoes ka. Aha. Ja kiidetakse? No me veel ei tea, me täna esimest päeva saime selle ja me alles hakkame seda nüüd turundama. Aha, et vaatate, kas... Aga selles mõttes on see meie jaoks ikkagi, meile hästi meeldib, et on nagu kohalikud tooted, et viinamärdi juustud on meil, et nüüd selline põnev asi, et selliseid teistsuguseid asju me üritame ka hästi nagu pakkuda. Üks on vürtsikas, teine on, vaatame, kas sa tunned ära, mis... Kas ma tunnen kumba vürtsikas? Selles sa tunned vast küll ära, aga et üks on vürtsikas ja teises on üks taim siis selline. Taim? No ja hürt, nüüd me ei oska öelda, mis ta siis on. Jaa, siin on vürtsi küll. Ma proovin seda ka. See on näha, et köömned ju. Jah, anis. Vürtsköömen siis ehk. Väga mõnus. Üldiselt olete õnnelikud, et ralli teist nii lähedalt mööda läheb? Otse loomulikult, ikka. Mis veel tippsündmused on? Kui mitte ralli, siis... Jaanipäev, retrobest. Suvel on igasuguseid MK-etappe, talvel on natuke MK-etappe. Ikka kui midagi toimub, siis on ikka ju kohe teistsugust inimest. Rally Estonia, te ise ka jõuate vaatama? Huvitab teid ralli? Ikka huvitab, aga mina küll ei jõua vaatama, siis meil teine pool perest kõik vaatab, aga siis mulle jääb töörõõm. Meile jääb ka töörõõm. Meile jääb ka töörõõm, aga ülitore oli näha, et sa seal käisid päriselt ka iga kord, kui ma Otepääle sõidab, ma käin Nõuni kauplusest läbi. Ma ei tea isegi miks, see millegipärast on jäänud nagu aastaid tagasi. Ta jääb tee peale, esiteks selle pärast. See on täpselt selline hea nagu asula koht kaod, et tuleb hoog maha, siis mõtled, lähme käime poest läbi ka. Okei, ekraanile Kahoot, sest podcast nimega Sexcast pressib meid varsti välja. Hakkame ootama inimesi. Reeglid siis sellised, et kui te võidate, siis kuvatõmmis sellest viimasest, kuidas sa nimetad seda, viimane display, mis sulle tuleb, mis ütleb, et sina oled võitja ja soovitame kindlasti teha ka teise ja kolmanda koha omanikul, sest eelmine kord juhtus nii, et võitja ei saanud minna. Oli ka? Oho, ma ei teadnudki seda. Ja meil läkski auhind läks kolmandale kohale ja teise kovatõmmist me ei saanud. Ma ei teadnudki seda lugu. Jah. Aga mis siis, see läks teisele kohale? Kolmandale läks auhind? Jah. Okei. Auhind oli magus ju? Auhind on magus ja auhind on seekord sama magus. 2 rallipassi. Tegelikult? Mis sa lootsid siis? Kas me seda välja reklaamisime või? Me reklaamisime natukene, jah. Oho. Natukene hilja peale reklaam minu süül. Okei, ma isegi ei teadnud. Rahvas nüüd, kui te kuulate ja te ei teadnud, nagu mina ei teadnud, siis kähku mängu. Roland võtab ise juba telefoni. Ma juba hakkan ise sinna sisse logima. Ja siis mängivad siis ikkagi need, kes on teisel pool ekraane, mitte meil siin stuudios, eks? meie ei mängi, jah. Selles mõttes kindlasti ma arvan, ütleme, see on
üks kõvemaid auhindu, mis me siin välja oleme andnud. Me oleme vist andnud ka, kas Huti ajal me andsime ka Force'i välja või? Force'i me andsime niisama küsijatele välja. Küsijatele, aga Huti mängu kindlasti kõvem auhind. Palju me ootame huvitav inimesi täna? No vaatame. Mis meil oli eelmine kord oli 90 pluss või? No eelmine kord me reklaamisime korralikult välja ka ju. Ja. Varakult. Vaatame, mis seekord tuleb. Igal juhul kõik, kellel praegu veel juba mängus on, kutsuge kähku sõbrad ka. Kui tuleb 35, siis tuleb 35, aga ootame natukene veel. Kähku kutsuge sõbrad, sest võimalus on suur ju. Võita passid. Aga me võime nii kaua võib-olla, meil jäi üks asi veel tegemata. Nii. WRCfan.com. Jaa, võime selle kähku üle rääkida. Teate, minul jäi tegemata ja... Kas sa jäid hiljaks või? Millal see lukku läheb? Ma arvan, et see veel ei ole... Siis ma pean kiirelt Moblaga tegema, sest muidu ma jään tõesti hiljaks. Ja oota, sinna tuli ju sisse ka logideks. See 14.05 hakkab katse ja siis läheb lukku. Tead, ma olen kohal number 123. Et sa arvad, et... Jah. Kas seda teeb eestlane või? Vaat seda ma ei tea. Vaat seda ma ei tea. Kes see hull teistes riikides võiks selle teha? Jaa, WRCfan.com 2019 tehtud Eesti WRC entusiastide poolt. Ütleb About Us siin lehel. WRCfan.com. Et võib-olla mul õnnestub läbi rääkida. Aha. Et ma ikka ei kaota oma punkte. Võtta ühendust nendega. Kui ma ütlen kohe näiteks ära. Ütle saates kohe ära. Ma ütlen kohe ära. Võidab... Siis on nagu märk maas, on ju? Võidab Takamoto Katsuta. Jaa. Tead, miks mulle see pakkumine meeldib? Tihti peale juhtub see lugu, et kui Shakedowni lavariided, siis sa ralli võidad. Et selliseid lugusid on nagu päris mitmeid. Teisele kohale tuleb väga rahulikult rallit võttev Kalle Roapera. Nii. 3. kohal tuleb Ott Tänak. 4. Bastian Ogier ja 5. Thierry Neuville. Ja Power Stage? Top 3. Power Stage'i võtab Neuville. Teisele kohale tuleb Ogier ja 3. Tänak. No vägev. Siis on märk maas nüüd. Ja vaatame, meil vist jään 48 peale praegu pidama. Et siis äkki ma vabandan ennast kuidagi välja sealt. 49. Jah, et sa saad vähemalt öelda, et vaadake salvestus järgi, ma tegin ära. 50 täis juba, nii et vaikselt tiksub. Ja kes liitus meiega poole saate pealt, siis ärge muretsega Delfi taskusse saab see saade ka üles ja Delfi taskul, kes veel ei tea, võiks juba tänaseks teada, et on olemas ka äpp nii Androidis kui Apple'is, ehk leiate siis Google Playst ja mis Apple'i oma nüüd oli? Apple Store. Just. Kuule, aga ma arvan, me peame peale hakkama. Siin on 48 kuni 50. Mõni juba langeb, on ju. Tavai, läks. Kahoot. Küsimused tehtud täna hommikul. Roland nagu ikka ei panustanud. Roland peab hakkama neid isiklikke küsimusi siia panema. Nimeta valitsev Keenia president. Tegelikult ju ta sõitis Shakedownil kaasa. Ma lugesin sellest, ma tahtsin hommikul videot ka vaadata, aga sellest Dirtfish, kes seda jagas, seal ei olnud tema videot. Ilmselt see video on siis ametlikus YouTube'i kanalis. Jah. Nii et see nimi käis läbi, kes jälgib. Minust M-spordi Instagramist käis ka äkki see läbi. Nii et kas kellel on kiired näpud või kes teab. Väike vihje on ka sellele, et ärge hakake ootama, kuni teile küsimused tulevad saate ekraanile. Et küsimused tulevad kõigepealt ikkagi teie nutitelefoni või selles seadmes, kus te Kahoot on lahti. Ja. Et sellega kaotate väga palju aega, kui hakkate ootama. Aga kõik need isikud on loomulikult olemas ja kõik need on kõrgetel kohtadel, kes on president, kes on peaminister, kes on mõne teise riigi president, aga üks nimi nendest siit on Keenia valitsev president. Ja loomulikult on see William Ruto. Ma oleks pannud puusse. Sa oleks puusse pannud? Mis sul oli? Pärast ma kuidagi mäletasin, et see sinine variant. Tervelt 23 inimest arvasid, et on William Ruto ja nii ta on. Next. Huvitavad nimed meil täna. Ok ja Kirvesupp. Loodan, et me pärast mul ei see ütlemata, et võiks esinimedega panna, aga mõnel oli eelmisest korrast meeles. Vaatame. Äkki tuvastame ära. Kui pikk oli esimene Keenia ralli aastal 1953? Kes luges tänast LP lugu, teab seda une pealt? Mina ei lugenud. Sul ei käi kodus LP? Mul ei käi. Ja ma ei tea ka vastust. Oma peas hakkaks nüüd mõtlema, arutama, siis pigem need
pikemad distantsid sealt. Aga kumb nüüd? Vaat, see on küsimus. See on suur küsimus, jah. Mina ei või teid valele teele, nii et ma ei paku praegu. Ma jätan enda arvamuse, enda teada hetkel, mis olla võiks. Aga see auto vist on nullauto või? Ei ole nullauto. Pildi peal. Ma selle kifi kuskilt leidsin. Ma ei näe seda. Vaata, taga kohe jälle publik jooksib järgi, on ju. Vaata, kus on olud, on ju. Jaa. Sellelt samalt William Ruto intervjuust jäi kõlama see, et ei tea, kas täna keegi üldse tööle läheb või reedel, sest kohalikud on nii entusiastlikud lihtsalt. Üks suurim põhjus, miks see ralli Keeniast tagasi toodi, ongi see, et inimesed mäletavad, et oli Keenia ralli ja väga legendaarne ja see ei ole nii, et tulevad meid segama siia. Ja. Aga... Jaa, vastus õige, 5160. Vaat selle ma oleks pannud pihta. Seda ma oleks ka ise pakkunud. No 7 tundub ikka väga ära. See tundub raju, jah. 22 inimest panid pihta. Next. Ja kirvesupp. No nii, lähme. Milline maitseb või näeb välja kirvesupp? Huvitav, et meil siin neid vanu tegijaid hetkel ei ole või? Nagu Priidik või? Ja üks oli meil ju Tiim Villem. Tiim Villem saatis meile ju ka ju. Tiim Villem saatis meile pildi, kuidas nad paljastasid ennast. 2 inimest. 2 inimest arvutid, aga möllasid. 2 on juba tiim. 3. küsimus. Ott Tänaku 2022 aasta Keenia ralli katkestamise ametlik põhjus, nii nagu see EVRCs on kirjas. Ahaa, selline. Kas see on roolivõim, katkine tuuleklaas, veovõll või liiga palju rehvi purunemisi? Kõik on väga reaalsed asjad. Kõik on väga reaalsed asjad, jah. Katkine tuuleklaas. Kellel meil oli ta katkine tuuleklaas? See, ütleme nii, et ise välistaks võibolla selle. No kui ikka sisse tuleb tolmu, siis... Tead, mida rallisõitjad siis teevad? Siis on tolmu sees. Kaasas on prillid. Tõmbad prillid ette. Ma tahtsin sul seda küsida. Tiimid teevad ju mingi ohuhinnangu, mis tee peal võib juhtuda, milleks valmis olla. Mis arvad, kui pikk see list on Keenia rallil? Ma arvan, et see list on pikk ja selle listi võib-olla selline, kui seda tehakse, siis see eesmärk võiks olla see, et mis varuosasi kaasa võtta, et mis asju me suudaksime see mingi kindla aja jooksul parandada. Et see võiks olla see idee, miks seda tehakse. Roolivõim oli siiski katkestamise põhjus. Mäletsin õigesti. Kuigi need kõik probleemid, nagu sa ütlesid, võiks olla sellised, mis Hyundai'l oleks olnud. Jaa, mis jäi meelde siis sellest meie aastatagusest podcastist, kui mäletad, tuli katse lõppu ja see tuuleklaasi asi võeti intervjuus teemaks, siis Ott ütles, et fantastic, mis ütles, amazing quality, guys, amazing. Ja, oli küll, jah. Nii, next. Silver on meil järjest pannud 3 pihta, aga kuidagi paned 3 pihta, aga ikka teisel kohal. Veel on võimalust. Ja selles mõttes, et natuke tuleb seda kõhutunnet ka vist usaldada, mitte ainult nobedad näppe. Jaa, siin on ju kiiruse peale. Kui palju punkte saad? Kiiruse peale, jah. Nii, vaatame nüüd edasi. 4. küsimus ja valitsev Keenia jalgpallimeister. See on ju teada tuntud. On või? Ei ole või? Sa ei teagi? Belgia mängu vaatsid? Vaata, mul on nende küsimustega see, et ma nagu tean või kuskilt näinud, aga siis hakkad kahtlema. Kas sa meie suurt Belgia mängu vaatsid? Põgusalt. Ütleme nii, et ei jälginud otsast lõpuni, aga üritasin... Omandad seda õigusi sellele streaming-platvormile, kus seda mängu näidati? Ei. Õigus tasuta saab Eesti mänge vaadata ju. Tasuta? Jaa, sa ei teadnudki. Kus kohast? Ma kasutasin siin sõbra vahendeid. Võt. Sellest samast vahendist saabki tasuta. Ahaa, okei. Ainult Eesti koondise mängud tasuta. Aga jaa, kõik on need ju kuulsad jalgpalliklubid ja päriselt osalevad ka Keenia Premier League'is. Jalgpall muide ongi Keenia kõige populaarsem spordiala. Jaa, ma käisin 1 aasta Kambias, Aafrikas ja kus noored seal iga nurga taga käis suur jalgpalli mängimine. Vägev. Ja Tusker, tore, et üles leidsite või tore, et teadsite. Nii ta tõepoolest on. Next. No vaatame, kuidas meil läheb. No näed, Silver tuli. Vaikselt. Vaikselt, aga kindlalt. Jah, edasi. Aeg pressib peale. Millise kergejõustiku ala maailmarekordid hoiab enda käes keenialanna Brigid Koskei? Meie poisid ju kohtusid ka maratoni jooksja Eliud Kipchogega.
Ja ainuke mees, kes on siis alla 2 tunni jooksnud maratoni. Hakkasin mõtlema sel teemal natukene, et mis üldse maratoni selline keskmine, ma ei tea, hea tulemus on, millega lõpetatakse? Ma isegi ei ole kursis väga. No see on ebareaalne. See on ebareaalne tulemus. Aga mõtle ise, et sünnid kuskil Keenias, sa ei tea, mis su elu väljavaated on. Aga lihtne on hakata kiirelt jooksma lihtsalt. No nii on. Ja raha, ei saa öelda, et lihtne on ju, aga... Vaata, sa saadki valida sellise spordi, kus sul ei ole vaja raha. Ehk sa pead jooksma ja vaata nagu siin... mingi Mukunga või kes see siin Eestis oli, kes jookseb palju jalu üldse? Mukunga kahjuks pidi lahkuma, sest tal oli pahuks siis väikse dopingu asjad. Jah, aga no tüüp pani ju palju jalu mingitel... Jah, sest tal ei olnud õigest ossa, jah? Ja võitis ära. Jah. Maraton loomulikult. Aga ütleme nii, et minu mäletamist mööda kõikidel nende alade maailmarekordi omanik ongi hetkel geenialine. Et see on lihtsalt müstika. Midagi on geenidega antud, midagi võib-olla tuleb loomulikust keskkonnast, et... Jah, tõenäoliselt. Nii ta on. Next. Ja läheb Kirvesupp jälle juhtima. Ja Silver tema kannul, ma arvan, et need vahed on lõpuni välja väiksed. Meil täna topeltpunkte ei ole, et oleks asi natukene... Keenia rahaühik. Keenia rahaühik, jah. Kas dollar, naira, shilling või sedi? Kõik need on päris rahaühikud. Mis rahaühik seal Kambes oli? Seal, mul ei tule meelde praegu, aga tead, kus see raha antakse või? No. Et kui sa nagu oled harjunud, et sul on nagu raha ja viisakalt üksteise virnas või kuidagi paned taskusse, et on viisakalt, et siis seal on nagu kokku pressitud nagu selline mingi WC-paberi tükk lihtsalt. Visatakse sulle. Aga seal ei ole nii, et kui natuke on murdunud, siis me ei võta vastu või? Seal on ikka kõik murdunud olid. Mul vend tegi ägedaid vlooge sealt. Siis ta väga ilmekalt seal rääkis, näitas seda raha, mis seal on ja seal, see on tõesti veider. Me saime üle ka seal, meid peteti seal ja seal oli päris vahva tegelikult. Palju ka petta said siis? Ma ei mäleta, ma arvan 2000 mingi kohalikku raha, mis seal oli, aga seal oli, et kutsuti, et tulge ostke riisi meil mingitele lastele ja siis me käisime ossima, aga tegelikult neid lapsi polnudki. Keegi pidi raha tasku. Keenia shilling on õige vastus, 24 inimest tervelt. Seda ka teadsid. Next. Aime on meil tõusnud liidriks. Väga lahe. Aga kuhu on kadunud nüüd see supp? Kirvesupp vist pani valesti või? Ei. Siit, aga oota, kõik top 5 on ikka väga lähestikku. On. Ma isegi kahetsen, et ma ei pannud viimasele topeltpunkte. See oleks päris hea, jah. Nüüd viimase küsimuse peale läheb. Ilmselt küll, jah. Keenia iseseisvuspäev on mis kuupäeval? Ai, seda ma ei tea. Ai. Pole õrna aimuga. Kas on täna? Kas on 12. detsember? Kas on 1. mai või on 7. september? Tead, miks ma pakkus täna või? Kuidagi võib-olla nagu pannakse nagu ralli. Algab suur sündmus. Keenias algab iseseisvuspäeval. Miks sa muidu publiku katse neljapäeval? Ja sa enne ütlesid ka, et keegi vist tööle ei lähe. Noh, kuidas ikka lihtsalt tööle ei lähe, et äkki mingi seos võiks seal olla või? No vaata. Meie siin näeme samal ajal Timo Annise pilte taustal, teie ekraani muidugi mitte, aga võimsad pildid. No väga võimsad. Timo Annis ei ole ju ainus Eesti fotograaf seal, et Jaanus Ree teeb ka Red Bullile üle kogu maailma, et paaris rakendina põhimõtteliselt meid siin Eestit esindavad sellisel huvitaval alal. Aga palju meil kokku osalejaid oli? Mäletad, 48? 48, jah. Siis Anett, kõik said juba vastatud. 12. detsember või? 12. detsember, jah. Minu loogika ei pidanud paika üldse praegu. Õnneks keegi ei võtnud väga mind kuulda ka. Pani väikse tõmmeka siia. Next. Vaatame nii. Aime ja Silver. Kristjan on tõusnud 8 kohta, aga me siin Kristjanit Silver tuli tagasi, vaata. Silver on tagasi, aga meil Kirvesupp on kadunud. Loodame, et tal ei juhtunud midagi. Netiga või midagi. Veet kadus ära äkki, jah. Nii, next. Aastal 72 läks Keenia ralli võit esimest korda võõramaalasele. Kes see võõramaalane oli? Oli see Hannu Mikkolo, Edgar Herman, Rauno Aaltonen või Björn Valdekaart? No sa oled ikka head küsimused leidnud.
no ikka tõsine fänn peab olema, et nagu teada seda vastust. Jaa. Siin jälle tahaks mitut pakkuda. Ma ei hakka teid kuidagi siin segama nüüd oma loogikaga, see võib panna täitsa puusse. Aga Keenia ralli võit on ju tegelikult sellise väärtusega, et see on nagu Monaco Grand Prix. Ja. Ralli maailmas. No Soome ka näiteks. Soome ka legendaarne selline, et kui Soome võidad, siis sa oled ikka kõva vend. Aga ta ei näita, et sa oled kiire vend. Ta näitab, et sa oled... Tark. Jah. Ma ütleks. Jaa, nagu me juba rääkisime, Keenia on nagu lihtsalt niivõrd teistsugune ralli teistest, eriti need, mis ajaloos kunagi olid, et täna on ikkagi seal kiireid sõitu ka, on ju. Et aga kunagi ikkagi pandi kuskil, ma ei tea, kus sõideti. Aga kui sa vaatad tänast stardirivi, siis kes on kõige targem sõita? No ma tean ise ka vastust. aga prantslane. Prantslane eelmine aasta oli 4. Ja prantslane eelmisel ralli tegi natuke tobeda vea. Aine. Aga meil on vastus käes. Anno Mikkola, tõepoolest. Täpselt nii see on. Mina ei teadnud vastust. Järjekordselt. Kirvesupp, tere tulemast. Tagasi meie seltskonda. No nii, läheb pingeliseks. Ja Aime on siin 4 sotiga ees, jah. Lähme edasi. Jaa, lähme edasi. 3 küsimust veel. Kellele kuulub tsitaat? Püss peab olema kogu aeg kaasas, et oleks võimalik pauku teha ja segajad kaugemale peletada. See on siis Keenia ralli ajaloost pärit tsitaat. Okay. Keegi läks aimamise peale, nägid või? Ja. Ma pakuks ka lihtsalt... Läks riski peale välja? Nüüd või aga midagi? Jah, kas sa nüüd võtad või võtad võidu või ei tule midagi? Aga need, kes riskivad, joovad seda samuski. Kreipsoodat. Kreipsooda ja see on täitsa hea jook, nii et soovitan. Ma isegi pole näinud. Ei ole poes näinud, jah, ei tea, kust saab. Pange poodi ka. Kui leiate, siis ostke. Aga ma proovisin seda konbaari ka vahepeal. Täitsa hea ju. Ütleme nii, et sa sööd ikkagi seda selleks, et taastada mingid varud oma kehas. No proteiinbaar ikkagi ju. No. Et see ei ole päris Snickers, eks. See on low sugar, nii et ei söö endale nii palju suhkrut sisse. Seda küll. Ja palju proteiini, nagu ma pealt loen. Ja neid paitse me saame siin ka nädalavahetusel süüa. Homme, ülehomme on minu asemel Eigo Kaljurand. Ja Roland endiselt olemas. Tomi Mäkinen, kes siis veel? Täpselt seda oleks ma arvanud, sest see lause on täpselt selline, mida Tomi Mäkinen ütleks. Ja ta tegelikult, sellega kaasnes väike rassismiskandaal, sest talle pandi millegi pärast rassismi tempel sellega külge. Aga ta ütles, et loomulikult see absoluutselt ei ole rassismiga seotud. Et see on väga meelevaldne järeldus. No nii. Nii ta tõesti ütles. Mitu küsimust meil nüüd? Meil peaks olema 2 veel. 2 küsimust. Ai. Kas see oli Aime, kes läks aimamise peale? Vist pidi minema. Ei, Aime juhtis meil niisama ka. Kirvesupp pidi tagant tulema, jah? Tavai, 2 küsimust veel. Kõik on võimalik veel. Kes võitis Keenia ralli 2022 WRC2 arvestuses? Pildil olev mees ei ole isegi kandidaatide hulgas. Seda vastust tean. Ja tegelikult see sõitja... Oot. Mida? Oled sa kindel, et kõik finišisse jõudsid? Vaata variante. Siin variant on ka, jah. Kõik ei jõudnudki finišisse või? Kas ma ise mäletan valesti? Äkki sa ise ma mõtlesin, ma annan väikse vihje juba, kes olla võiks. Aga ma siis igaks juhuks ei anna. See on mälumängu reegel number 1. Loe alati küsimus lõpuni ja loe variandid lõpuni. Ma ei ole üldse hea mälumängur, mulle meeldib seda kuldvillakut vaadata ainult. Kõrvalt on alati lihtsam vaadata. Aga ma kutsun sind osalema, on erinevad mälumängusarjad nagu Kirgas, Kriit ja sellised. Sa käid või? Spordimälumängud, jaa, ma olen paar korda sattunud. Ma olen ühes tiimis asendusliige. Et kui üks liige ära kukub, siis kutsutakse mind. Et meeskond arvab, et see võib olla kõige teravam ei ole, aga kui te kedagi peale võtta, siis võetakse sind ikka. Mul see lähiajalugu on päris terav. Kajetanovic oligi see, kes ma tahtsin rääkida, kes tegelikult valis oma eelmise hooaja rallisid täpselt niimoodi, kus kedagi teist kohal poleks olnud. Ja võttis alati head tulemused. Nii oli. Nii juhtus. Tehke järgi. Pead olema Keenias tark, et koha peal sõita ja pead olema tark, et seda valida. Täpselt. Next. Ja Aime tundub mulle, et
võtab meil siit ära. Aime tahab vist saada rallipasse kõige rohkem tõepoolest. Jaa, Arvi ja Silver, ärge heitke meelt, äkki Aime järgmisele küsimusele vastust ei tea. Võib juhtuda. Jah, absoluutselt. Täitsa vabalt võib juhtuda. Ja järgmine küsimus siis tuleb siit. Mille vastu protestisid 100 noored esmaspäeval Keenia ralli toimumispaigas? Sulgesid maantee, põletasid rehve, mis nad seal veel tegid? Ühesõnaga, kaos oli, viskasid kive tee peale ja siis tuli politsei pika mõtlemise peale ja ajas nad pisargaasiga laiali. Kas riigi raha kuulutatakse nende arvates WRC etapile liiga palju? Rikutakse metsloomade rahu? Või ei pakuteli piisavalt töökohti WRC etapil või lihtsalt kasutati hetke, kus kogu maailma meedia on kohal ja avaldati lihtsalt valitsuse üle rahulolematust, mida meil tehtaks? Jah, tead, nüüd on lugu selline, et ma lugesin seda isegi artiklit. Aga ei mäleta või? Ei, ma mäletan nagu põhjust, aga siin on nagu konkreetsem põhjus oli ka võib-olla, et ma nagu ma saan aru, et see seos võis olla nagu ralliga, et miks nad seda ma arvan, et võis olla, kui ma õigesti mäletan. Aga seal võis olla ka nagu mitu varianti praegu läheks sinna alla ju. Tead, ma kuulajatele tuleviku mõttes ütlen, et Roland on samamoodi, näeb neid küsimusi esimest korda. Et ärge Rolandi vihjete peale kohe tormake, sest vahel võivad need olla eksitavad. Mina näen neid esimest korda. Aga seekord isegi lipses üle ulte tal mitte eksitav vastus. Nii et töökohti ei pakutud piisavalt. President tegelikult lubas nädal varem kastiautost peetud kõnest, et tulevad töökohad, ärge muretsege ja seda loomulikult aplodeerides tervitati tema sõnavõttu, aga siis me ei tea, mis seal tagatojas toimub, kas sõbramehelikult anti ainult tuttavatele need magusamad töökohad või mis seal üldse tagatojas toimub. Seda ei tea, seda meie ei oska öelda. Meie ei hakka hinnanguid andma, kui pole kursis. Just. Ja vaatame siis lõppseisu ja kolmas koht Miku, palju õnne, Auväärt 3. Teine koht Arvi, palju õnne sullegi. Ja esikoht Aime. Aga soovitame vist teha kõigil igaks juhuks ära või, et kui üks jälle ei saa, siis teine on ju. Ja teine ja kolmas tehke ka oma need pildid, screenshotid igaks juhuks ära, et kui Aime ei saa või kui Arve ei saa. Ja saatke need siis 6kaik@delfi.ee, ärge saatke kuskile info@delfi, vihje@delfi, sinna me ei saa neid kätte. Palju õnne Aimele igal juhul. Palju õnne. Meil seda muusikat ei ole, mis oleks We are seda muusikat meil ei ole, aga oli vahva mäng, head küsimused jälle kokku pannud ja jälle sellised keerulised, et ei oskakski kohe pakkuda. Oota, 14.04 on kell. Kui ekraanile kuvate wrcfan.com, mis mul praegu lahti on, äkki siis teeme reaalajas kõik ära selle või me ei jõua? Vaata. Mis ma ütlesin esimeseks? Katsuta. Teiseks tahtsid panna vist Rovampera, hästi aeglaselt sõitev Rovampera. Kolmandaks ütlesin Oti, neljandaks ütlesin, kell on 14.04 ja kohe hakkab katse. Neljandaks ütlesin oi. Ma ütlesin ikkagi Ožee. Ei öelnud. Aga siis nüüd tee siis... Ja Neville oli 5. Nii, next. Siis esikolmik oli mul Neville punkti katsel. Serderiidist. Äkki võidab Serderiidis? On see võimalik, et Serderiidis võidab? Miks mitte? Miks? Ei, no võimalik on alati, aga... Lihtsalt joppab. Teised... Kõik katkestavad ja Serderiidist... Kõik jäävad kinni, Serderiidist saab läbi mingist katsest. No siis on võimalik. Nii, ja mis ma panin punktikatse teiseks? Ma enam ei mäleta. Meil on Lappi ka veel sees ju. Lappil oli väike probleem Shakedownil. Jah, Lappi on esimest korda Keenias sõitmas. Jah. Mis probleem? Tal oli Kardaan võll. Jah. Räägi meile, mis on Kardaan võll. No võll, mis siis veab ringi, et oleks vedu olemas, noh. Ja see läks katki ja vedu kadus. Sordo on ka stardis, paneme Sordo hoopis kolmandale. Kusjuures Sordol oli ka eelmine aasta mingi jama seal rallil, et käis ikka seal, on ju. Jah, käis ikka vist. Tead, pea on nii sassis juba. Kes kus käis ja kes ei käinud? Sordo oli meil Shakedownil oli 7. sel aastal, Lube oli 8. Lubeest
No, kas võib olla ralli, kus Lubeel on natukene rohkem šanssigi esimeste meestega? Kui ta suudab lõpuni tulla, siis kindlasti. Et ta on šanssi, ma arvan, isegi võiks olla poodiumi peale sõita, kui teistel hakkab juhtuma, ta suudab targalt sõita. Et tegelikult see on ralli kindlasti, kus on kõigil võimalus olemas. Nii, sa küsisid, kas Sordo on sõitnud Safari rallit? Jah, Sordo sõitis, ta sõitis Safari rallit 2021 ja superralli süsteemis 12. koht. Siis on selge. Sa said tehtud? Ma sain tehtud, loodetavasti läheb arvesse veel. Loodame. Aga vaatame siin seisud ka ära, kes meil siin juhib äkki või? Jaa. Meil on ju 6. Kaik liiga, vaata see on globaalne liiderboard, kus ma leian nüüd oma liiga liiderboardi? Lähed liiga alla ja sealt, aga mul on lahti, ma võin juba siit peale. Tutvusta meile põgusalt. Georg Guitar. Kes on üldarvestuses 4. Täitsa uskumatu, sest üldarvestuses on ju palju meil neid osalejaid oli. Mega palju. Ma kohe ütlen, kui palju. Ei ütle ka. Ei tule ette mulle. Üldarvestuses on, mina olen 1542. kohal. Väga palju on. Ja ma arvan, et minust tagapool väga palju tema juhib meie liigat. Jaan Lendsaar on teine 275,5 ja keegi Marko on 3. Meil endal on siis lugu selline, et mina olen vist meil siin majas kõige kõrgemal 38. positsioon. Ja sina ütlesid, sa oled kuskil 100 või? Ja 123 oli. Ja teised on ka meil kaugel. Eigo oli ka meil kuskil 152 ja kes meil veel oli? Kaspar on meil veel, jah. Kaspar Ruus on 97. Nii et ma üritan siis meie lippu kõrgel hoida. Sa juhid meilt, jah? Ma olen 38. No ikkagi ekspert. Ma pean ju kuidagigi, ma pean kuidagigi välja teenima selle nimetuse. Kuule, kuidas siis Jaanid tulevad, kui just parasjagu ei ole telefon peos ja blogi lahti? Jaanid tulevad perega ja üritan rallit jälgida palju ja tundub, et tuleb teha ka natukene üle arvuti neid asju siin homme. Homme teed üle arvuti meil siin saadet, jah? Jah, nii et vaatame. Usun, et saame ikkagi asjaga ilustada. Liha on varutud? Jaa, liha peab olema alati varutud. Liha on kõige tähtsam asi jaanipäeva juures. Kas on oht, et saab poest otsa? Kui saab, siis Nõuni kaupluses saab juurde. Ma ütlen, see ei olnud kinni makstud reklaam. Me vabatahtlikult läksime sinna. Ja kui Stockmannis saab truuta salami otsa, siis... me teadsime, et Nõuni pood alati valmistub korralikult. Aga nüüd teavad kõik rallifännid ka, et sealt saab salamid, sealt saab kooki ja sealt saab kõike muud ka. Jah, et salamid ärge raja äärde kaasa võtke. Seda oske Nõuni poest. Just. Aga Rally Estonia pääsmed loomulikult soetage endale, kellel veel ei ole ja hakkake vaikselt planeerima reisi ka, sest mine tea, millest juba olete ilma jäänud. Ma arvan, et ööbimisest vast ikka olete juba. Ja ööbimistega on juba keeruline. Aga vaadake ka kaugemale Tartust ja Otepelt. Kusjuures ma vaatasin, et ega Otepel ka veel midagi on. Et see aasta on kuidagi ilmselt rahvas ongi laiali. Tead, mõnda kohta soovitada lausa. Ma ei hakka soovitama. Jaa, aga selles mõttes saab ka ju kämpingutega ja saab ka võib-olla isegi telgi kuskil metsa vahele. Jaa, loomulikult. Tegelikult ju on äge rallile minna metsa alla, telkida, grillida, nii palju kui tohib kuskil grillaladel. Ma tead, ilmselt käivadki. Jah, et tegelikult on see lahe ja ise soovitan. Jaa, öeldi kõrva, et hakkame lõpetama. Tõmbame otsad kokku, mis me siin muliseme. Otsad kokku ja homme uuesti. Homseni. Nägemist. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks. Ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist.